Tere kõigile Elustiilisaade TV3-s, mina olen Mark Anatoli Ein. Tallinna moenädal Tallinn Fashion Week jätkub. Vaatame, mis siin toimub, räägime staaridega, külalistega, disaineritega ja naudime moiseid hetki. Alustame kohe praegu. Kaitiola, tšau! Tšau! Kuule, nii tore siin uuesti näha Tallinna moenädalal. Aga milline on Tallinn Fashion Weeki sõnum sinu jaoks? No ma arvan, et sõnum ongi see, et armastame ja kanname Eesti moodi. Ja tuleme vaatame, millega meie superdisainerid on jälle aasta tagasi hakkama saanud. No mina ootan täna väga Liina Steini. Ootan tema värve, tema sellist elegantset ja naiselikku stiili, et kindlasti on see väga vaatamist väärt. Eestlased on väga konservatiivsed ja üldiselt me oleme sellised, kes ikkagi tahame mitte silma paista ja sellepärast ongi tore, kui me ikkagi kanname Eesti moodi ja armastame seda Eesti moodi. Ma arvan, et eks see tähendabki seda, et hoiame omasid. Ma soovin rõõmu ja rahu ja et me läheksime selle suvele vastu ikka õnnelikena ja et see ilm ka tuleks ikkagi, läheks soojemaks ja oleks ilus. No, minu jaoks on siin väga soe, see on Tallinn Fashion Week ja olge meiega koos TV3! Elustiilisaade ja Tallinn Fashion Week jätkub. Tere õhtust! Tere õhtust! Nii tore teid näha, uskumatu kollektsioon, aga milline on täna siin üldse õhkkond, kuidas teile meeldib? Väga tore, no väga põnev on teha täiesti teistsuguses ja uues kohas ja päris pikk lava. Modellid said mul väga hästi hakkama, nii et meil oli väga tore päev. Aga milline kollektsioon me täna näeme? Me näeme siis kevad-suve kollektsiooni, mis meil siin Eestis algas siiski villaste jakkidega, sest et meie kliima on selline, et vahel ka jaanipäeval on vaja see villane jakk peale tõmmata. Siis nägime igapäevaseid pükskostüüme, mis on piisavalt šikid, millega võid minna ka peole. Ja siis lõpetasime selliste suviste pidudega, millega võid minna sünnipäevale, juubelile või kui sõber kutsub pulma, siis ka sinna või miks mitte, kui ka ise abiellud, siis võib ka sellise kleidi selga panna. Janar Juhkov on meiega koos, tšau! Tšau! Keda sa ootad? Ma ootan kindlasti Denim Dreami ja ma ootan seda koostööd Denim Dream modell Vaheriga. Ehk siis kuidas ta teinud on või mis ta mõtted on, ma arvan, et see on väga-väga põnev. Ja Liina Stein ka kindlasti ja muidugi esimene show seal oli ju minu kursuse juhendaja Vilve Unt. See on must have, ma pidin tulema. Aga mis see tähendab üldse Eesti mood sinu jaoks? Ma mäletan, kui äkki 15 aastat tagasi, kui ma esimest korda tulin Tallinn Fashion Weekile, et see nagu tõusnud tuhast ja kui ma nagu postitan ja panen igale poole üles mingeid asju, siis minu töökaaslased välismaalt, need juba ütlevad, kas see on Eesti disain ja kas tõesti eestlased teevad sellist disaini. Et tegelikult on see, et eestlased peaksid olema rohkem julgemad, rohkem tegema, tegelikult on, mida näidata. Sinu soovid kogu Eestile nagu alati? Ma arvan, et soov on, et ollagi julge ja võib-olla tarbida rohkem Eesti disaini. Tallinna moenädal jätkub ja praegu on meiega koos Katrin Tuss, tšau! Tere õhtust! Kuule, nii tore teid näha, uskumatu outfit, aga keda sa täna ootad? Võib-olla sinu lemmikud disainerid? Ja no kindlasti Liina Steini ootan väga ja loomulikult siis Denim Dreami või Agne Vaher ja siis loomulikult, kes veel kõik tulemas on. Mis see üldse tähendab Eesti mood? No ma arvan, see ongi see väike Eesti rahvas, kes tahab väljendada oma kunsti siis moe kaudu. Nii et ma arvan, see on väga tore võimalus just näha, kuidas siis inimesed, kes seda moodi nagu edasi kannavad, edasi arendavad,
panevadki kokku, nagu sa ise mainisid, on ju. Et selles suhtes see ei ole kunst lihtsalt seinal, on ju, või kuskil, ma ei tea, kontserdisaalis, see on ikkagi meie avalikus ruumis. No mina arvan, et see ongi see koht, kus inimesed tahavad oma loomingut väljendada ja võimalus siis inimestel see kõik vastu võtta ja omakorda siis edasi anda siis tänaval kuskil kohvikutes. No nautige seda kevadet, peagi algavad suve ja loomulikult kandke värve, olge rõõmsad, naeratage. Kindlasti kandke ärksad värvid ja olge meiega koos alati TV3-st. Elustiilisaade jätkub, räägime staaridega ja külalistega. Varsti on juba järgmine show. Tere õhtust, tšau! Tere õhtust! No milline on täna õhkkond siin? No seda on ju tunda õhus, seda isegi ei pea üldse ütlema, sa tunned seda elevust, nii palju ilusaid inimesi, ootus, ärevus, sellepärast et kohe-kohe on laval Denim Dream ja Agne Vaher. Eesti mood, see tähendab midagi eksklusiivset, sest Eesti moodi ei saa kuidagi soodsalt luua. Aga ma arvan, et igas kapis võiks olla tükikene Eesti moodi. Et see on jälle ka kuidagi toetus omadele ja meil on nii palju andekaid tegijaid. Ja ma arvan, et see nagu vääribki seda, et sa natukene kogud, võib-olla olenevalt sul palganumbrist. Ja kui sa oled siis selle nii-öelda väärteseme endale soetanud, no see annab sulle selle, ma arvan, selle luksi tunde. Soovin teile kevadeks palju ilu, moodi, värve ja rõõmu. Ja olge meiega koos TV3-s! Elustiilisaade ja Tallinna moenädal jätkub ja meiega koos nagu alati suured staarid. Agne Vaher, tšau! Tšau! No milline tunne ja milline siin õhkkond Tallinn Fashion Weekil, räägi mulle? Pole sõnu. Tõesti, no jah, kirjeldamatu. Kollektsioon on siis inspireeritud täielikult naiselikust elegantsist, et välja tuua siis kõik selline võimalikult feminiinne, lendlev, õrnus, puhtus, kõik, mis naises peitub. Sinu soovid, moe ja ilu soovid kogu Eestile? Kandke seda, millest te ikkagi ennast hästi tunnete ja ärge mõelge, mida teised mõtlevad, täpselt nii, nagu ise ennast tunned. Olge moodsad, stiilsed ja olge meiega koos alati TV3-s. Tallinn Fashion Week ja Kata Grüner on meiega koos, tšau! Tšau! No kuidas sulle meeldib siin olla, milline õhkkond? Oi, no meeletu melum, rahvas, kõik näevad nii ägedad välja, et ma ütlen, et see on see koht, kuhu kevadel võiks tulla. Kata, sa tead, mis ma täna ise kannan? Jaa, ma tean ja ma olen nii üllatunud. See on minu Milano siis Fashion Weeki nädala kollektsioonist. On siis minu signatuur mustriga bluus. Sinu soovid, moe soovid kogu Eestile? Kogu Eestile moe soovid. Number 1, värvid. Number 2, isikupära. Number 3, mugavus ja nooruslikkus. Nele Mandre ja Svetlana Puzerjova on meiega koos ja see on Tallinn Fashion Week. Tere õhtust! Tere! Tere õhtust! No uskumatu kollektsioon. Otse Pariisilt. Otse Pariisist, jah? No mina tegelesin kanga arendusega, et mina sain elust. Aga palju aega üldse nagu läks ettevalmistuseks? Siin on nüüd 2 asja, et üks on kollektsiooni ettevalmistus ja teine on kanga arendus. Et kangast ma arendasin doktoritööna välja 5 aastat ja see tegelikult jätkub siiamaani ja arendame edasi. 3 kollektsiooni, üks see, mis me tegime 1 aasta tagasi, aga praegu need tooted on poodides, Denim Dreami poodides. Siis oli Texa kollektsioon, et neile just arendas spetsiifiline Texa kangast ja koos Agnega tegime ka väga ilusa, ma ütleks, pulmakleidi kollektsiooni. Aga milline on kollektsiooni sõnum? Kindlasti kvaliteetne, naiselik ja mugav. Kuidas leida oma stiili? Katsetada peeglis ja oma garderoobi võib-olla oma sõbrannega vaadata ja tuleb välja midagi, ma ütleks.
kanda seda, millest tunned ennast hästi ja kui sa tunned, et sul on hea olla selles tootes, siis see ongi see, ükskõik mida sa kannad, aga sa kannad selle välja. Mis iganes toimub ümberringi, et jääge palun positiivsed ja õnnelikud sees. Mida rohkem, seda parem. Tallinna moenädal jätkub, aga tänase poole veel kõik, mis me saime teile näidata. Praegu me teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Elustiilisaade jätkub TV3-s. Praegu me oleme teiega koos Tallinnas kesklinnas Givini esinduses. Eesti stilist Merit Boykins. Tšau! Tšau, Mark! Tere televaatajad! No esimene ja väga tähtis küsimus, kuidas leida oma stiili? Selle jaoks tuleb tulla kohale kauplusesse ja vaadata, mis sulle meeldib ja kokku panna midagi väga unikaalset. Ja me ei räägi ainult tegelikult riietest, et ehetel on väga suur roll stiili puhul. Unikaalne kood on see, et sa panedki kokku erinevad brändid ja ka erinevad stiilid ja isegi erinevad hooajad. Ja kui sa oskad neid hästi kombineerida, siis sa saadki oma unikaalse koodi. Sa võid kanda erinevaid kõrvarõngaid erinevates kõrvades. Näiteks siin mul on 3 tükki, siin on 1. Ja erinevad, nad ei pea olema ka samast kollektsioonist. Ma võiks näiteks näidata ka sõrmuseid, et kuidas on võimalik erinevaid sõrmuseid omavahel kokku panna. Et väga oluline on just see, et sa võid täpselt erinevatest kollektsioonidest, ka erinevatest materjalidest, näiteks mina valisin siit keraamikat, hõbedat, kulda ja kõike võib kokku panna. Ja mida rohkem erinevaid asju sa kokku miksid, seda põnevam see tulemus tegelikult on. Kas unisex on ka moes? Ja absoluutselt, et me võime teha niimoodi, et meil on 1 ehtekarp mehel ja naisel ja mõlemad võivad seda miksida. Võiks isegi öelda seda, et naiste ehtemood on muutunud natuke maskuliinsemaks ja tegelikult mehed on palju rohkem üle võtnud ka see naiselik või mida on nagu klassikaliselt peetud rohkem naiste eheteks, kõik pärlid ja selline õrnem pool, et miks mitte, jah. Brossid on kindlasti minu lemmikud. Esiteks sobivad need meestele kui naistele ja nendest saabki luua nagu väikeseid maailmasid, nagu väikseid kombinatsioone, et see on isegi täitsa tavalise T-särgi peale. Sa võid panna mitmeid brosse, ühesuguseid erinevaid, teha nendest mustreid ja loomulikult sa võid kanda neid näiteks vöölkaunistusena nagu manseti nööpide asemel, kaeluse juures mitmeid brosse koos, et loomulikult kraenurkades, taskute äärtes, et see on nii palju võimalusi, et see ei ole ainult 1 koht kraenurgas, kus brossi kanda. Kindlasti palun kasutage seda võimalust ja just erinevaid brosse võiks koos kanda. Kas mida rohkem, seda parem või less is more? Ma ütleks küll ehete puhul, et more is more. Ehete puhul ma just tahakski seda, et neid on palju, ma ei ole tagasihoidlik, mul on neid hulgi, jah. Nagu me teame, et Givini esinduspoed Eestis, Lätis ja Leedus ka. Aga kus veel?
veebis ja loomulikult on võimalik juba siis e-poest hakata natukene vaatama, et kuidas seda oma koodi kokku panna. Ja nagu alati tahaks teada, Merit, sinu soovid, moesoovid kogu Eestile. Minu soov on see, et igast kollektsioonist, et kui te leiate, mis teile väga meeldib, siis ikka kombineerige uut ja vana kokku ja elage selles vaimus, et kõik, mida te soetate, sobib omavahel kokku. Tulge külla, aga meie elustiili saade jätkub. Tallinna moenädal jätkub ja meiega koos on Meisi Vool. Tšau! Tšau! No, keda me täna üldse nagu näeme, võib-olla sinu lemmikud? Mulle väga meeldis Karin Rask, Alte on väga tore. Tegelikult on väga head show'd olnud. Suur, väga ilus, puhas, clean oli Denim Dreami Agne Vaheri show, mis oli väga vahva ja loomulikult ka muidugi ma arvan, Liina Steini show'd on alati vaatemängulised, et mulle meeldib, et ta on toonud lavale ka suuri vorme ja värve, et see on väga kihvt tänasest päevast, mis on kindlasti siuke meelde jääb. Eesti disaini tuleb hoida ja armastada ja see on väga ilus ja kvaliteetne. Aga meie väike armas Eesti, ma arvan, et Eesti disain ka peegeldab seda nägu, mis Eestis toimumas on, milline on kvaliteet, millised on publiku soovid, kandja soovid. Sinu soovid kogu Eestile? Minu soovid on see, et hoidke oma naabrit. Et see on oluline, et me hoiaksime omavahel kokku ja see on, jätke see meelde. Ükskõik, millised me oleme, millised me välja näeme, milline stiil meil on, hoidkem kokku ja toetagem üksteist. Ja kindlasti olge meiega koos alati TV3-s. Elustiili saade ja Tallinna moenädal jätkub. Tere õhtust! Tere õhtust! No tahaks rohkem teada, milline on siin üldse õhkkond Tallinna moenädalal? No väga kuum, väga kuum. Mis on üldse praegu moes? No praegu soengu moes on kõik see, mis te nägite laval. Nii et suvised lained, seksikad naiselikud soengud ja miks mitte ka meestele, nagu me sulle eile tegime väga kihvti sellise men panna ka uues võtmes. Minu soovid, ütleme siis ilusoovitused oleks, et olge loomulikud, jääge iseendaks, tooge välja endasse ürgne ilu. Kindlasti pange väike vimka, kui lähete välja, alati natuke glitrit, natukene sära ja tooge mingisugune võib-olla selline eriline aksessuaar endale kas pähe, kas siis ehtesse või siis ükskõik. Ja nagu alati olge meiega koos TV3. Mulle meeldib väga minu töö, ainult seksikad staarid nagu alati on meiega koos. Tere õhtust! Tere! Tere! Tšau! No mis siin toimub? Viimane show on varsti, aga milline on Tallinna moenädal sõnum? Naiselikkus ja julgus. Julgus olla see, kes sa oled ja julgus olla täpselt nii, nagu sa tahad. Aga miks on nii populaarne Tallinna moenädal? Näete nii palju rahvast täna? Ma arvan seda, et inimesed janunevad selle ekstravagantsuse ja selle moe ja glamuuri järgi. Meil ei ole neid üritusi väga palju ja siin on ideaalne võimalus seda nautida. Alati olles seksikas, enesekindel ja võimas! Tee täpselt nii, nagu sa tahad, see on sinu superpower. Vali midagi, mis sulle päriselt sobib. Ja kindlasti olge ilusad, moodsad ja olge meiega koos TV3! Elustiili saade jätkub, see on viimane show ja ainult suured staarid. Tšau! Kes sa oled? Keegi näe? Mina olen tulevane pruut.
aga kuidas üldse meeldib siin Tallinna moenädalal, räägi mulle. Oi, tead, kõigepealt ma ütlen seda, et ilma sinuta seda Tallinn Fashion Weeki küll minu meelest ei eksisteeri. No mul on täpselt see tunne, kui ma sind näen, siis ma tean, et fashion on kohal. Vaat nii on, et mul on ülevad tunded, mul on hea meel, et Liina tegi nii naiseliku sellise kollektsiooni ja ta pani mulle teadlikult valge kleidi, sest et tema loob mulle ka pulmakleidi. Kuidas leida oma stiili? Oma stiil kujuneb ikkagi aastatega. Ma ütleks küll seda, et 10 aastat tagasi olin hoopis keegi teine. Et ma ütleks, et 30. eluaastast hakkab naine lõpuks ise ennast leidma. Ja muidugi mina vaatan neid naised, kes on 40. Nad on täielikult eneseteadlikud ja teavad täpselt, mida nad elult tahavad. Siis tuleb ka see stiil. Ja nagu alati tahaks teada sinu seksikat moesoovid kogu Eestile. Kallid naised, vahet ei ole, kas te olete brünetid, blondid, intelligentsed või vähem intelligentsed, paksud peenikesed. Enesekindlus on seksikus. Nii et see ühendab meid kõiki meid naisi. Ja leidke kirg elus. Ja nagu alati, olge meiega koos TV3-s! Ja praegu on meie lemmik kirts tordil Liina Stein, tšau! Tšau! No uskumatu kollektsioon, räägi mulle, milline on tunne siin olla ja uuesti osaleda? Tore on, väga tore on. Mul on hea meel, ma loodan, et rahvale meeldis. Mis me täna üldse näeme? Me näeme palju värvi, me näeme vormi, me näeme lilli, praktilisust ka, nahka, siidi. Et kõik, ma arvan, et see kollektsioon ongi more is more, better to be overdressed than underdressed. Mida rohkem, seda parem, seda kindlasti me teame. Aga kust kohas sul tulevad need uskumatud ideed? Ma arvan, et näiteks need kübarad tulid puhtalt minu enda vajadusest või ma mõtlesin, et mis mulle meeldiks. Ja mulle meeldivad hästi crazy'd asjad ja ma tahtsin midagi sellist natuke dramaatilist, aga et oleks pitsist, läbipaistev ja vormiga, aga ta meenutaks lille, troopilist wildflowerit, nii-öelda metsikut lille siis. Kuidas leida oma stiili? Ma arvan, et sa pead teadma, mis sulle meeldib. Sa pead jälgima seda, tegema tunde järgi ja kui sa natuke kardad, siis tee parem ära jäta tegemata. Ja nii ongi. Olge stiilsed, kandke värvi ja nautige suve ja that's it. No meil on suvi on käes siin Tallinna moenädalal, olge meiega koos TV3. Mida rohkem seda parem, Tallinna moenädal jätkub, aga täna see on kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli. Näeme juba järgmisel nädalal TV3-s elustiili saated.